Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot. Täna räägime toitumisest ja ma olen siin teinud igasugu selliseid videosid toitumisest ka juba, et toidud on kõik karbis valmis ja mida iganes on ju ilusti kõik ära valmistatud. Täna ka osad toidud on seal karbis, aga osad ei ole. Täna mul vaba päev, laupäev on ja nädalavahetuseti tihti tahaks nagu sellist vaheldust on ju. Ja täna ma siis näitangi umbes, mida mina nagu vahelduseks siis söön ja kuidas ma oma kalorid sinna ära arvutan ja enam-vähem et nii ongi. Ja ma hakkangi kohe hommikusöögiga pihta. See mul nüüd ammu ette valmistatud, kohe külmkapis saan võtta. Nii, lähme vaatame, kus see siin on. Hetkel siis on niimoodi, et asjad on mul sügavkülmas, sellepärast, et need, mis olid tavakülmas, need on mul juba ära söödud. Võt. Ja siin ongi niimoodi, et mis mul siin head on. Siin on mul valmis tehtud riisi ja kana ja juurviljasid. Ja siis mul on valmis tehtud veel ülemisel riiulil on mul sama asi põhimõtteliselt ainult tatraga, et juurviljad ja kana. Nii, ja ma võtangi ühe siit välja ja panen selle vaikselt, hakkan soojendama siis seda on ju. Ja ongi niimoodi, et ma panen asjad sügavkülma sellepärast, et kui ma nüüd valmistan ette toitu, siis nädalaks ajaks toidud, kui ma panen siia tavakülmkappi, need lähevad lihtsalt halvaks on ju. Ja sellepärast ma panengi kuskil, kui mul toit on juba 2 või 3 päeva vana, siis ta läheb sügavkülma, kui ma selle sealt võtan, siis see on ilusti värske veel. Ja lihtsalt tuleb üles soojendada ja nii ongi. Ja ma ei tea, sööme selle esimese asja ära ja siis vaatame edasi, mis mul plaanis on. Võt. Nii ja avastasin siis, et mul siin kausis ei olnud juurviljasid sees ja vahepeal on ikka niimoodi, et juhtub sellist asja, et valmistan kuskil, ma ei tea, mitu päeva ette ära ja siis tuleb juurviljadest või millestki puudu ja siis mõtlen, et okei, ma pärast teen juurde. Ja siis ongi niimoodi, et kuskil see toit on seal juba mingi 5 päeva vana või rohkem ja ega ikka ei ole küll naljalt meeles, et seal enam juurvilja polnud. Võt. Aga sellest ei ole hullu midagi, mis seal ikka ühel päeval jääb puudu. Võtan siis, lasen maitseks natuke siia ketšupit sisse. Kõik on mul tublisti kaalu peal, sest et olen dieedil ja siis peab ikkagi jälgima neid asju. Mina vähemalt pean kahjuks. Ja nii ongi, panen veits ja ketšupit ja söön selle ära ja nii ongi. Ja siis hakkan valmistama juba järgmist toidukorda. Siin tuligi 23 grammi, pärast panen selle toidukorra kalorid panen siia, ma ei viitsi makrodega jännata, kedagi juvitan, et nagu nii. Siin on mul magustajaga kohvi kõrvale ja siin on siis see hommikusöök ja tisu siis mulle. Nii ja siis ma teen nüüd selliseid muffineid endale. See on põhimõtteliselt mul enda leiutatud retsept, vaikselt olen seda siin täiustanud. Varem need olid kaerahelbeküpsised, aga need jäid liiga kuivad ja liiga kõvad sellised ja siin lasen ka kõik kaalu pealt ikkagi läbi. Nii, siia läheb nüüd 1 banaan. Nii, siis meil läheb 3 muna sinna. Niimoodi, viime munad laua peale valmis. Nii, siis läheb 100 grammi kaerahelbeid. 10 grammi šokolaadihelbeid läks meil siia, on ju. Nii, 2 korgitäit läheb magustajat. Valgupulbrit ka, et Ivol ikka valku oleks. Et lihast ka süüa saaks, on ju. Nii. Ja ma siis segangi selle vaikselt siia segamini ära, on ju. Nii ja siis ma lõikan siia sisse banaani. Pärast ma kõik löön muidugi endale
makrodesse kirja. Et ei ole lihtsalt nii, et Ivo saab lihtsalt ühe banaani süüa lampi kuskil keset dieeti, et ühe banaani sees on ikka räigelt üle 100 kalori, et päris niisama juba need asjad ei andesta, jah. Siin on nüüd 150 grammi banaani tuli siia. Nii, siis läheb siia 3 muna rõõmsasti. Ma panen kohe magustaja ka ära siia. 2 korgitäit magustajat läheb siia. Ilma selle magustaja ja banaanita tulevad igavesti kuivad need asjandused. Siis ma võtan selle saumikseri ja üritan niimoodi need asjad ära purustada ilusti siin banaani. Et siis mingid pilpaid siit väga välja ei lendaks, on ju. Siit tuleb meil siuke ühtlane mass siis, muna ja banaan segamini ilusti. Siis siia läheb valgupulbrit 32 grammi. Peaks olema üks kupiku täis jutu järgi, aga need ei ole. Nii, paneme siis täpselt 32 grammi. Nii. Siis läheb 100 grammi kaerahelbeid. Ja siis läheb 10 grammi neid šokolaadihelbeid, mis annab ka ülimalt hea maitse. See on mul tavaliselt selline vabapäevatoit, et seda päris iga päev ma ei saa, et siin ikka neid kalorid on päris palju sees. Aga dieedi ajal täitsa, korra nädalas olen täitsa teinud seda ja on mida oodata vahepeal, täitsa mõnus, kui nädalavahetusel saab sellised väiksed mõnusad muffinid endale kohvi kõrvale näiteks tehtud. Ja ega siis muud ei olegi, ma segan lihtsalt selle massi siin kõik segamini ilusti ja panen külmkappi seisma üks, ma ei tea, pooleks tunniks ikka vist oli, on ju. Et siis need kaerahelbed tõmbavad ilusti selle banaani ja kõik selle maitse ja kõik sisse, paisuvad ilusti ära ja pärast saab vormidesse panna selle ja vähemalt dieedi ajal on ülihead sellised muffinid tulevad nendest. Ja siis mul tuli meelde, et ma hommikusöögi kõrvale unustasin kriipi hammustada, et see on mul ka igapäevaselt nagu kavas. See on mul ka niimoodi karpi valmis kooritud, et iga päev ma umbes söön seda kuskil seal 100 grammi. See on siuke hea gramm, vitamiini, värki, kõike on seal, mulle maitseb ka ja nii ongi. Pistan sellega nahka enne väikest jalustuskäiku, mis me siin perega teeme, nii et jah. Ja me vahepeal olime tublid, kell on kohe 3 saamas, me käisime kõndimas ja poes ja mul oli seal üks 12 700 sammu praegu, et see on üks tubli 1,5 tundi kõndimist küll. Ja hetkel siis on niimoodi, et jõudsime tagasi ja ma ei olegi vahepeal peale hommikusöögi midagi söönud, et veab mul, et jääb õhtuks rohkem toitu siis, jah. Ja hetkel siis lähevad ahju kohe need muffinid siis ja tubli proua tuli mul appi, tema aitab mul need ilusti silikonvormidesse panna. Sealt saab need hästi ilusti kätte, mina saan siin kaameraga vihkida ja värki ja sul ongi täpsem käsi ka kui mul. Sul kuidagi paremini tulevad need kogused, ma ei tea kuidas. Sa teed kuidagi rohkem kui mina saan endale alati mingi 6 muffinit ja sina teed kuidagi mingi 8 või 7 alati ja siis ma nagu vaatan ja nad on kohevad ka. Sul on mingi padari käsi. Varjatud. Jah, sellepärast sa panedki neid sinna ise tegelikult. Ja nii ongi. Ja pärast siis saame süüa neid. Ja sellised on siis need muffinid, sellised ilusad, pruunid, hästi hea maitsega, eriti dieedi ajal on need head ja siis ma ei söö tegelikult neid ühe korraga sisse ära, et kuna hommikukoofi selline mõnus jäi mul nüüd veits hilja peale, varsti on kell 4, et siis mulle meeldib umbes 2 korda päevas teha kohvi ja siis
süüa neid muffinid sinna kõrvale, et see on selline hea laks ja siis siin on mul kanariis ja juurviljad. Panen kaloraaži ka siia kuskile ekraanile ja selle ma panen siis praegu sooja, söön ära ja siis võtan neid muffinid ka magustoiduks mõned ja mõned jäävad õhtuks veel, jah, et siis on hea maiustada siin. Ja tegelikult on niimoodi, et ma ei tea, mis see kaloraaž täpselt on, aga õhtul ma saan veel salatit süüa ja siis see õhtusöök on mul selline vabam täna, et ma võtsin ühe sellise pudingu ja siis ma mõtlen, et mis ma sinna kõrvale panen, kas mingit banaani või asja, vot, aga õhtul vaatame edasi. Õhtusöögiks mul on alati väike salat, selline hea mahukas toit. Sinna sisse ma siis panen tavaliselt Hiina kapsast, mida hetkel on hästi vähe. Sellepärast, et meil on endal kilemajast saame kurki ja varsti me hakkame ka tomatit saama, see praegu on poe oma veel. Ja siis ma panen alati küüslauku ja kodujuustu, kana natuke ja punapeeti ja kõikides nendes asjades on igasugu vitamiine väheke sees ja väheke kasulikku igasugu mineraale ja põhiasi ongi siis see, et see salat on nagu täitev, et see annab selle täiskõhu tunde kas või natukeseks ajaks on ju, et jah, dieedi ajal kindlasti hea asi, et seda õhtu siis nii-öelda ära petta. Võt, enda kilemaja on meil seal taga ilusti, sealt saame oma kurgid ja värgid kõik. Proua ise kasvatab, on tubli. Ongi see maitsev salat mul valmis. Panin siia soola ja maitsaine ka veel lisaks. Kalorid panen ka siia kuskile. Ja vahel on mult küsitud ka, et kuidas see magusa isust nagu jagu saada, siis ongi selline asi, et siin on mul Coca-Cola 0 ja ongi sellised maitsvad retseptid ka, mida siis korra või 2 nädalas teha, et peletada ära seda magusa isu. On mida oodata vahepeal, võt, et seda Coca-Colat muidugi nüüd ei lakku mingi liitrite kaupa iga päev endale sisse, aga vahepeal täitsa võib ja täitsa hea kraam on ja ei tapa kedagi ära see, ma arvan. Oma salati sain ära söödud, ma jõuan veel ühe kohvi endale teha, mõlema kohvi siis tegelikult ma panin kohvikoort, see on vabal päeval mul selline lemmik, ma tahan sellist head kohvi nautida. Kohvikoores on nüüd ka 118 kalorit vist 100 grammis, et selle ma arvestan ka ikkagi alati sisse, et nii päris ei saa, et jood midagi endale sisse, siis ei lähe arvesse. Eriti selline asi, milles jah, täpselt need 118 kalorit on ju, et nii päris ikka ei käi need asjad, et ei arvesta on ju. Siis, mul on veel neid muffinid 4 tükki alles. Siis õhtuks ma saan veel ühe banaani süüa, mis on hea magus. Siis on üks profiili proteiinipuding. Muidu võib-olla pole suurem asi, aga dieedi ajal on täitsa siuke mõnus amps. Ja siis ma saan veel 2 viilu musta leiba panna rösterisse ja sinna peale kuskil 50 grammi ehk 4 viilu kanasinki. Ja ega nii ongi, selle söömist ma teile enam näitama ei hakka. See on mul õhtu peale enam-vähem ära jaotatud, kell on hetkel 8 ja umbes niimoodi ma siis söön nagu kas nädalavahetustel või vabadel päevadel või et siis ma tahan nagu vaheldust saada sellele tavarutiinile, et muidu mul see toitumine on natuke teistmoodi ja lihtsamini üles ehitatud. Et tavapäeval siin mul hommikusöök on näiteks puder munade ja tuunikalaga ja kiirem ja lihtsam on ühesõnaga. Aga praegu mul on aega nikerdada ja siis ma tahan ka seda vaheldust ja siis mul on ka mida oodata, et nädalavahetusel ma tean, et ma saan seda mõnusat koorega kohvi või mõnusat
mõnusat, magusat muffinit. Ja nii ongi, jah, Ivo on ka ikkagi inimene ja tahab elada vahepeal isegi dieedi all. Ja selles suhtes ongi nagu kõik, et tänase videoga subscribe'i saab panna Ivo kanalile, like'i saab panna, jagada võib ka, kui meeldib miskit siin. Ja see ei ole kindlasti viimane video, mis fitnessi puudutab, siin tuleb veel trenni videosid, veel kindlasti toitumisest, sellest, mida inimesed küsivad, mult on igasugu asju küsitud ja nii ongi. Jah, järgmises videos juba näeme. Tšau.